hommik läksin vannituppa ja leidsin sealt suure kotitäie erinevaid mukkimistarbeid. Mõtlesin, et võiksin ju ka proovida. Vaatasin seal vikerkaare värvilised laovärvid ja roosad pallid ja huulepulgad. Need mulle ei meeldinud, kuid otsustasin sellest hoolimata minkimisega proovi teha, sest tema on alati nii kaunis, kui ta natuke seda ja natuke teist endale peale paneb. Mulle aga ütleb ema, et minu vanustel lastel on vara ennast grimeerida. Aga praegu oli ta õnneks juba tööl ja sain katsetada tema vedelema jäetud ripsmetussi. Lisasin ka veidike huuleläiget. Varsti pidi minu juures toimuma kogunemine. Kohale jõudnute seas olid ka teile vanad tuttavad, Paul, Peeter ja Pillerin. Vaata, mul on üks pudel. Mängime pudelimängu. Tulge nüüd lähemale. Ma ei tea, kuidas seda mängitakse. Mina ka mitte. Selle mängu nimeks on tõde või tegu. Üks veeretab pudelit ja kelle poole pudelisuu näitab, sellelt küsib veeretaja kõigepealt. Kas tõde või tegu? Siis vastavalt sellele, kas pudelisuu poolt välja valitu otsustab vastata küsimusele või olla tegus, peab veeretaja mõtlema talle mingisuguse ülesande või küsimuse, millele pudelisuu poolt välja valitu peab vastama. Ja kui tegu tehtud, siis on vastaja kord keerutada seda taarat ja mõelda järgmisele ohvrile ülesanne või küsimus välja. Okei, hakkame pihta. Tahan esimesena veeretada. Tõde või tegu? Tõde! Mis on sinu kõige suurem saladus? Mul ei ole saladusi. Midagi piinlikku siis, mida meie ei tea. Väga keeruline küsimus. Ära nüüd keeruta. Räägi millestki piinlikust, mida meie ei tea. Üks piinlik naljalugu. Alles paar aastat tagasi veel uskusin nagu Pinokiogi, et kui mulla alla istutada vähe varandust, siis kasvab sinna asemele vastava varanduse puu. Ja kaevasin siis augu ja panin sinna sisse ühe oma sõrmuse, sest ma nii ihkasin endale ilusaid sõrmuseid. Ja ise ei osanud teisiti teha, kui et torujuupi kollase värviga ära värvisin ja pistsin selle siis metsa mulla alla. Ja kui selle uudishimust kuu aja pärast välja kaevasin, siis ma ei tundnud seda kohe ära, sest lootsin näha vähemalt kuldset värvi sõrmust, aga see oli täitsa ära roostetanud. Ma ei teadnud siis veel, et raud niiskuse käes oksüdeeruma hakkab. Mina saan veeretada nüüd. Nii, Paul, kas tõde või tegu? Tõde. Nii, mis on sinu kõige suurem soov? Ma arvan, et vana Estonia. Kuidas, palun? Mis need on? Need on vanad vormelautod, mida Tallinna Postimaja kõrval ehitati alates 1957. aastast. Neid tehti üle 1300 ja need olid tegijad mitte ainult Nõukogude Liidus, vaid terves idablokis. Nüüd on Estoniad küll taandunud hobiautodeks, kuid millega veel vahetevahel võisteldakse. Ja mina tahan ka... Äge poistevärk. Veereta nüüd. Nii, Marta. Tõde või tegu? Tegu! See nii kiire vastus, et tal on kindlasti mõni äge saladus varrukas. Tüdrukute jutud ja puha. Ära nüüd sega. Nii, Marta. Ma tahan, et sa ükshaaval meiega tantsiksid. Ma panen muusika mängima ja siis... Ei, mul on parem mõte. Sa pead rannaliiva sisse paar liivainglit tegema. Nii raske ülesande andsid. Vaetasin siis riidid ja läksimegi randa. Vahepeal hakkas ka vihma sadama. Tehtud! Oih, aga sinust on ju vahepeal pandakaru saanud. Mine seenele. Aga võib-olla tõesti, ma lihtsalt proovisin emme ripsme tussi natuke. Oi. Lähme tagasi, pesen selle maha ja mängime siis edasi.